Tervist! Minu nimi on Kristjan Kangro. Ma olen ettevõtja ja mul on väga suur rõõm täna oma noorema vennaga natuke jagada ettevõtluskogemust ja kuidas üldse see ettevõtlus teekond meil alguse sai. Jah, tere minu poolt. Mina olen Juhan Kangro ja täna siis loodame natuke rääkida enda kogemusest ettevõtluseni ja siis natuke võib-olla anda nõu selle kohta, et kuidas seda edukalt teha. See teekond on mõnes mõttes sarnane olnud, et peale Amblast, väiksest külast Tallinnasse kolimist, keskkooli lõpetamist mõlemad läksime siis välismaale õppima. Ja võib-olla ma alustangi sellega, et räägin natuke, kuidas minu ettevõtlusteekonda alguses sai, siis saad lisada enda poolt. Mina läksin õppima Hollandisse ja Hollandis kõik inimesed rääkisid, kohe kui nad teada said, et ma olen Eestist, nad rääkisid Skype'ist. Ja mul jäi väga tugev jälg sellest, kuidas väike hulk inimesi, eriti see nagu sihuke algne tiim Skype'is olla 10 inimest, suudavad luua teenuse, mida 100 miljonid inimest kasutavad. Ja minu puhul oligi Hollandis jõudis minuni sihuke suur tahe teha midagi sarnast Skype'ile. Mina isiklikult kommunikatsioonitehnoloogias nii tugev ei ole, siis ma tegin rohkem finantsis ja oma siis idufirma ja olen ettevõtja pigem finantssektoris rohkem olnud. Aga jah, minul tuli ettevõtlus pisiks sealtpoolt ja tänaseks päevaks ma juhingi sihukest firmat nagu Change, mis on hästi sihuke lihtne investeerimisäpp, kus saab investeerida aktsiatesse, just derivatiivide näol, krüptorahadesse ja nii edasi. Ma arvan, minul hakkas nii-öelda ettevõtlustahe võib-olla isegi kuidagi varem pihta, et ma arvan, meil mõlemad tegelikult juba lapsest peale meeldis asju luua. Ma mäletan, me ehitasime selle auto, millega siis mäest alla sõitmisvõistlustel me käisime ja isegi veel nooremana meeldis, ma arvan, meil asju luua, aga ettevõtluse pisiku mina sain kindlasti õpilasfirmat tehes keskkoolis. Et see oli see aeg, kus ma nägin lähemalt, mis enda firma tegemine tähendab ja siis ma arvan, sellest ajast peale on nagu see oli mul meelel see, et ma tahaks enda firmaga tegeleda. Ja mul mingil hetkel küll tekkis dilemma, et kas tegeleda teadusega või siis minna ettevõtlusesse. Ja minu puhul ettevõtlus oli parem valik tänu sellele, et ma tundsin, et ma suudan otseselt, suuremat otsest mõju ühiskonnale teha. Ja siis täna ma olengi tegevjuht Šotimaal asuvas robootikaettevõttes, kus me tegeleme siis robotmuruniidukite arendamisega, mis on siis suunatud suurtele muruplatsidele. Ma täiesti nõustun sinuga, Jan, et ma arvan, koolil on väga suur roll olnud. Et ma arvan, et üks asi, mis meid ühendab, ongi olnud see, et me oleme mõlemad õpilasfirma programmi läbinud Junior Achievement'i poolt ja mõlemad vist võitnud ka selle, kui ma õigesti mäletan. Et tõesti see kogemus oli väga hea 11. klassis teha siis oma toode ja panna tiim kokku ja esimesed vead tehtud. Et näiteks meie õpilasfirmas oli 4 juhti ja 0 töötajat ja siis sellest head nahka ei saanud. Aga tõesti, ma olen sellega täiesti nõus. Kuidas sina, Johan, näed see kooli olulisus just siuksel karjääri arengul või ettevõtjaks saamisel on? Jah, ma arvan, see on oluline, et ma arvan, kõige tähtsam minu puhul personaalselt oli kindlasti õpilasfirmade tegemine ja õpilasfirmade võistlus. Aga lisaks oli majandus- ja ettevõtlusõppe, ma arvan, mis oli siuke sissejuhatus sellesse kõigesse ja igasugused külalislektorid oli ka huvitav alati kuulata, mis nagu oli inspireeriv nii-öelda. Ja ma arvan, et kooli tähtsusest nagu rääkides on oluline ka silmas pidada, et need inimesed, kellega sa koolis käid, et nagu keskkoolis ja isegi varem, et nendega väga tihti hiljem sa leiad võimalusi koostööd teha, nii et see on ka kindlasti tähtis roll koolil nii-öelda tulevikku silmas pidades. Ma arvan, perel on ka suht suur olulisus sellele, et
kuigi meie vanemad antud juhul ei ole ettevõtjad otseselt või noh, nüüd viimasel ajal vist on väikeettevõtjad, aga ütleme, et enamus elu ei ole olnud ettevõtjad, siis meie vanemad on väga ettevõtlikud. Ja ma ütleks, et kindlasti see on olnud üks aspekt ka, et kuna neil on hästi palju energiat ja nad kogu aeg tahavad midagi teha, siis kuidagi see on kaldunud lastele edasi. Kuidas sina arvad, nagu ütleme siis kodune keskkond, vanemad, kuidas see sinu seda teekonda mõjutatud on, Jaan? Ma arvan, et me oleme seda arutanud ka ja ma arvan, et sihuke kõige suurem mõju oligi sellele, et tegelikult me olime väga distsiplineeritud nooremana, et vanemad ikkagi utitasid, et me teeks enda kodutööd ilusti ära ja et me nii-öelda saaks nende asjadega hakkama ja siis selle kõrvalt veel spordi tegemine on ju, et me mõlemad väiksest peale oleme käinud erinevatel spordivõistlustel ja teinud nagu päris kõrgel tasemel erinevaid spordialasid, kus üksteise vastu võistlemine ja võistlushimu üldiselt oli nagu midagi sellist, mis kandus üles ka hiljem karjääri poole peale. Jah, ja siinkohal ma arvan, et väike nõuanne on ka, et ma arvan, et mis meie vanemad hästi tegid, nad ei loonud mingeid valesid, ütleme, dogmasi või ei sundinud meid mingit ühte või teist eluteed nii-öelda valima, on ju, et me saime ise selle otsuse teha. Ja ma arvan, et kui noored seda kuulavad ka, siis hästi oluline nagu ise see otsus teha, mida teha tahate. Võib-olla mitte nii väga vanemate nõu siis jälgida, kuna kõik mu sõbrad, kes läksid õppima näiteks neid alasid, mida nende vanemad tahtsid, need tegelikult lõpuks ei ole õnnelikud. Et hästi oluline on see elude ise valida ja aru saada, et mis on sinu kirg. Ja loomulikult vanematel on oluline roll seda lastega lapsel ja noorel teha. Jah, ja ma arvan, et meil on see ka väga hea, et kuna me tegeleme mõlemad ettevõtlusega, siis see ka aitab, me saame üksteist aidata on ju, ja jagada kogemused. Ma arvan, see on ka suure väärtusega olnud, aga mis sa nagu üldises plaanis arvad, et nagu isikuomadused, mis aitavad ettevõtluses hakkama saada, et kuidas sa kirjeldaksid neid kõige tähtsamaid isikuomadusi, mis on aidanud sind ettevõtluses? Ja ma arvan, et siin on nagu erinevaid ja ma arvan, et erinevad inimesed, ütleme, või erinevad ettevõtjad saavad edukaks ka erinevate omaduste pärast. Aga ma arvan, et need inglise keelest eesti keelde peast tõlkida on raske, aga ütleme siis persistence, mis on siis võib-olla sihipärasus on hästi oluline. Et kui sa selle eesmärgi valid või tahad suure ettevõtte mingis valdkonnas luua, siis sihikindlus on väga oluline. Enamus inimesi annavad alla. Et ma alati toon selle näite, et kui sul on 7. klassi õpilased, 30 inimest, järgmised 25 aastat keskenduvad sellele, et satelliit ümber kuu, Eesti satelliit ümber kuu nii-öelda lennutada, siis nad saavad sellega hakkama. Aga mis tavaliselt juhtub on see, et see klass 25 aastaks, esimene aasta keegi juba annab alla, siis annavad ülejäänud alla, siis ütleme, ma ei tea, 25. aastaks võib-olla on üks inimene ja nii ei jõua sinna. Et tõesti, kui elu on päris pikk ja kui midagi tahta teha, võib kõike teha, mida suuda ette kujutada, piisavalt sihipärasust selle nimel töötamisel oleks. Aga ma arvan, siin on teisi omadusi ka, et ma arvan, et hästi oluline on olla siuke sõna nagu kognitiivne paindlikkus, et hästi nagu aeg aru saada maailmast ja informatsiooni sisse võtta ja mitte nagu olla mingites dogmades kinni. Et võib-olla täna on üks toode toimib hästi, võib-olla homme peab natuke seda nagu pivotima või muutma mõnele teisele tootele. Hästi oluline on õppida, kuulata vanemate inimeste nagu nõu, mida nemad arvavad. Mitte lasta neil otsust teha, aga võtta see informatsioon vastu ja siis selle põhjal ise otsust teha. Et ma arvan, jah, sihikindlus, siis kognitiivne paindlikkus. Ja ma ütleks, et siuke positiivsus kindlasti ettevõtjana on väga oluline, et mõnikord tõesti tundub nagu, et need eesmärgid on võimatud ja et kõik on nagu lappes ja võib koti kokku pakkida, aga tegelikult kui see positiivne siuke mindset on või siuke positiivsed jooned, siis kindlasti on kõik võimalik. Ja eks sa Johan ise tead või rääkida enda kogemusest, et on olnud siuksed hetki, kus tundub, et need robotid ei sõida ja mäletan ise esimest testi, kui tulin ka ühe sinu firma investori lauluväljakule ja siis investor sõitis niimoodi tunnis ajas ühe meetri umbes. Et võib-olla räägid enda kogemusest ka, ja mis sinu arust on siuksed omadused just, et edukaks ettevõtjaks saada? Minu meelest
noh, sinu jutust huvitav aspekt ongi see, et ühelt poolt noh, sa mainisid järjekindlus ja teiselt poolt sa mainisid nii-öelda paindlikkus või nagu agiilsus on ju, et minu meelest see on alati nagu väga huvitav asi, millest rääkida, et ühelt poolt sa pead olema nagu järjekindel enda ideesse uskuma, aga samas sa pead aru saama, kui see on halb idee ja võib-olla nagu pivotima või siis muutma seda. Et kuidas sa seda kommenteerid? ei tõesti, et sellepärast on hästi oluline, ma arvan, küsida ettevõtjana seda küsimust, miks. Et noh, toome näite, et kui eesmärk on, ütleme siis luua näiteks inimkonnast kaheplaneedilise siukse rassi või multiplanetary species'i on ju, siis põhimõtteliselt noh, see why on alati sama on ju. Ja siis peaks olema kognitiivselt paindlik on ju, et kuidas sinna jõuda on ju. Ja kas alustame rakettidest ja üritame lihtsalt satelliidid viia ja siis lähme edasi või üldse, kuidas maailm areneb on ju. Et seda nii-öelda miksi siis ellu viia on ju. Et ma arvan, et kui miks on konkreetne, siis tegelikult sealpool nagu see sihikindlus võib põhimõtteliselt 30 aastat ka jääda. Aga tõesti, et mis tihti juhtub on see, et see miks me neid asju teeme, see ei ole ka selge ja siis läheb tavaliselt see asi natukene hajub laiali. Ma arvan, et ma enda poolt, noh, minu meelest siin on väga palju selliseid asju, mis või isikuomadusi siis, mis aitavad heaks ettevõtjaks saada, et ma peaks nagu välja tooma peamiselt, siis ma ütleks, et sa pead olema suuteline väga kõvasti töötama ja ma olen seda aastaid rääkinud, et ma arvan, et see on kokkuvõttes kõige tähtsam, on ju. Aga võib-olla ongi ise nüüd ettevõtjana töötades siin viimaste aastate jooksul ma olen aru saanud, et see on kõvasti peab töötama, aga samas peab ka väga targalt töötama ja enda nii-öelda ajalisi ja rahalisi ressursse kasutama. Et ma arvan, et kui üks asi oleks, siis see oleks tähtis. Aga muidu ma olen nõus, et sa mainisid nii-öelda, et olla paindlik, on ju, sa mainisid sellega, et olla järjekindel. Võib-olla mõned asjad, mis veel välja tuua olekski, et ma arvan, et peab olema väga kreatiivne või siis loov. Et ma arvan, enamus probleemid, mis siis tulevad ettevõtja teekonnal, on sellised, mida ei ole võib-olla võimalik kuskilt raamatust välja lugeda või leida lahendusi. Et peab olema kreatiivne, et lahendada sellised probleemid spontaanselt ja kiiresti. Et ettevõtjana, kui ma töötasin veel teadlasena, siis ma alati vaatasin, et oleks piisavalt andmeid ja kui ei olnud, siis ma korjasin nii pikalt andmeid, kui ma sain mingi objektiivselt põhjendatud valiku või lahenduse välja pakkuda. Aga ma arvan, et viimaste aastate jooksul, kus ma näen, et nagu ettevõtjana ajaressurss on väga kallis või väga väärtuslik pigem ja vahepeal peabki väga vähese infoga tegema väga tähtsaid otsuseid ja peabki vahepeal intuitsiooni kasutama, et seda teha. Nii et ma arvan, see on ka oluline. Aga kui sa olid Itaalias teadlane, miks sa hakkasid ettevõtjaks tollal või mis see mõtte siuke viis oli või millal sul kristalliseerus see, et just ma ei taha olla teadlane, ma tahan olla ettevõtja? Hetke. Ega siis oligi, kui ma Itaaliast tulin tagasi Šotimaale, siis et enda magistrikraad lõpetada, siis ma tegin siukse tabeli endale, et teadlane vastu, ettevõtja vastu, nii-öelda siis võib-olla niisama ettevõtjas insenerina töötamine. Ja ega ma arvan, et teadlasena on plusse palju, et väga paindlik töö, väga lahedad ja huvitavad probleemid, mida lahendada. Aga minu jaoks põhiline puudujääk oligi see, et ma lahendasin huvitavaid ja keerulisi probleeme, mis mulle meeldisid. Aga samas need probleemid ei ole nagu valideeritud päris elus. Et probleem, mida sa teaduses võid 20 aastat lahendada, sellel ei pruugi mingit reaalset mõju olla siis päris maailmale ja ühiskonnale. Et ettevõtjana on nagu kõige suurem pluss ongi see, et sa saad nagu siukest kohest mõju ühiskonnale pakkuda. Et see, siis ongi see, et kui sa töötad
tunnid nädalas, siis sa tunned, et sa teed nagu midagi reaalselt paremaks ka, et ma arvan, et see oli peamine sihuke aspekt. Kuidas sa mõtled, mis sinu jaoks alternatiivsed võimalused olid karjääri poole pealt või sul oli alati nagu siht, et ettevõtjana töötada? ma ise tollal olin Singapuris ja töötasin riskikapitali fondis. Riskikapitali fond on siis siuke ettevõte, mis investeerib teistesse idufirmadesse ja mul tegelikult väga meeldis ka nagu jälgida, kuidas need idufirmad arenevad. Aga tõesti, olles ka sportlane noorena, siis mul tekkis siuke konkurentsihimu või siuke tahe ikkagi ise midagi siukest hästi suurt ära teha ja tõesti miljonite inimeste maailma muuta ja sellepärast ma alustasingi selle firmaga Change, millega ma nüüd olen umbes 5 aastat tegelenud. Natuke võib-olla Change'ist ka lähemalt, et Change on siuke investeerimisäpp, kus hästi lihtsalt saab iga inimene sinna 10 eurot peale panna ja selle investeerida näiteks krüptorahadesse, Tesla aktsiatesse läbi derivatiivide, siukestesse maavaradesse, ka Change'i endasse idufirmana saab seal investeerida. Ja lisaks on meil siuke viisakaart, millega saad igal pool maailmas maksta. Et jah, eesmärk on siuke investeerimine kõikidele kättesaadavaks teha ja me oleme kasvanud siin päris kiiresti, et meil on üle 65 000 kliendi juba. Ja minnes natuke võib-olla tagasi, mis me enne ütles, see sihikindlus on päris oluline näiteks, et olles 5 aastat seda peaaegu teinud, siis ütleme, umbes pooled kliendid on tulnud, ütleme siis viimase poole aasta jooksul. Et see on võib-olla natuke, millega Change tegeleb otseselt. Meil on praegu 3 riigis kontorid, Singapuris, Hollandis ja Eestis. Eestis umbes 35 inimest ja teised kontorid on natuke väiksemad. Et see on jah, millega ma tegelen, et siuksed panganduse võib-olla paremaks tegemise ja lihtsamaks tegemisega. Mina tegelen siis, nagu ma enne mainisin, robotniidukite arendamisega siis fookusega suurte muruplatsidele, et nagu Kristjan mainis, üks klient meil on näiteks lauluväljak, aga siin Šotimaal meil on pangad, golfiväljakud, teaduspargid ja nii edasi. Et me oleme natuke võib-olla varajasema faasi ettevõte, et meil on praegu 7 inimest, me oleme tõstnud umbes 800 000 naela, siis raha siis erinevatest toetusfondidest riigi poolt, aga samas ka erainvestoritelt ja riskikapitalifondidelt. Et ma olen seda nüüd teinud 2,5 aastat ja see on väga siuke, meie projekt on väga siuke teadusmahukas projekt ja praegu me olemegi alles selles faasis, kus meil esimesed robotid maksvate klientidega opereerivad, et meil on pikk tee minna. Aga võib-olla siin tuleb see koht ka, et kuidas üldse äriideede peale tulla või nagu mida silmas pidada. Ma arvan, et see on ka üks küsimus, mida väga tihti nagu esitatakse ja kuidas sina enda äriidee peale tulid või kuidas õige viis oleks siis, et mingi äriideega lagedale tulla? Ma arvan, et selleks väga siukest konkreetselt õiget teed ei olegi. Et võib-olla enne, kui ma räägiks isegi äriideest, ma ütleks nagu siukse asja, et kui te gümnaasiumit lõpetate, siis hästi oluline mõelda, et mis on teie tegelik kirg. Et mis siis, kui nagu raha ei oleks siuke põhiline siuke otsustuskriteerium, et mis on tegelikult teie kirg. Ja hästi tihti meie ühiskonnas tegelikult mõeldakse, et kus saab raha teenida ja siis minnakse juristideks ja arstideks ja kõik, mis vanemad ütlevad, aga tegelikult saab olla väga edukas luuletaja või saab olla väga edukas hobuste kasvataja, saab olla väga edukas, ütleme, laulja. Et ma arvan, et kõige esimene samm ongi aru saada, kus see kirg lihtsalt ise on, sellepärast, et pikas perspektiivis tehes midagi raha pärast või ühiskonna survel, et see on siuke prestiižikas töö, siis kindlasti nagu lõpuks ma arvan, et te ei ole õnnelikud. Mõnele teist see tee on olla ettevõtja ja ma arvan, et ettevõtjana või kui te seda teed tahate vaadata, siis samamoodi peab kirg selle teema vastu olema, et lihtsalt olla ettevõtja. Ma arvan, et see ei too seda õnne, et pigem on see, et kas mõne ala vastu on mingi siuke tugev kirg, näiteks, ma ei tea, finantstehnoloogia või mõne teise nagu, ma ei tea, robootika näiteks nagu Joannil. Ja ma arvan, sealt edasi saab hakata mõtlema, et kas minna tööle ja alguses õppida mõnes firmas või siis alustada kohe oma ettevõttega ja alustada midagi nullist.
kindlasti see lihtne tee ei ole, et kui te selle valite, siis olge valmis, et te kindlasti ebaõnnestute mõnes asjas, võib-olla isegi 2-3 esimese ettevõtjaga ebaõnnestute. Mina ebaõnnestusin esimese 2-3 ettevõtjaga. Aga kui teil see sihikindlus on olemas, te olete nõus, et nagu nii-öelda ebaõnnestuma vahel, et lõpuks suuresti õnnestuda, siis ma arvan, et see on hea tee, mida valida. Aga jah, idee, ütleme siis valimisel, ma arvan, et mõelge, et mis on teile nagu huvi pakub, et kas teile pakuvad huvi raketid, finants, juura, kõikidel aladel saab oma ettevõtja teha, aga lähtuge sellest kirest ja üritage see rahaline aspekt alguses tahaplaanile jätta. Kui te olete sellel alal oma ala spetsialistid või oma ala tipud, siis see raha tuleb alati järele. Et ma arvan, et Johan, need on minu sellised väiksed soovitused, et kuidas valida äriideed ja üldse, et kuidas valida võib-olla seda karjääriteed üleüldiselt peale gümnaasiumit. Jah, ma arvan, sellega ma olen nõus, et mingil määral, et selle vastu peab kirg olema, see millega tegeleda. Aga samas ma arvan, et tihti võib see tekkida ka tegemise käigus, et võib-olla kui ma võtan enda näiteks, siis mul ei olnud muru liitmise vastu erilist huvi otseselt, ma olin robotikaga seotud, aga selles suhtes, mida rohkem sa seda teed ja kui sa seda nagu lahendama hakkad, siis ma arvan, see võibki nagu sinu jaoks tähtsamaks saada seda siis tehes ka. Aga üldiselt ma olen nõus, et üldiselt see suuremalt see industry või see ala võiks olla midagi sellist, mis sulle nagu huvi pakub, et iga päev oleks hea meelega nagu tööle tulla. Ma arvan, idee poole pealt on veel tähtis vältida soovmõtlemist, et kuidagi loota, et mingi idee, mis sul on, et see on väga hea, et hakkame kohe ehitama ja tegema, et insenerid väga tihti mõtlevad ka niimoodi, et tahaks juba ehitama hakata ja tahaks midagi teha, aga väga tähtis on nagu valideerida seda ideed ka siis rääkides klientidega ja teha siis juba objektiivne turu-uuring, et väga hea raamat on The Mom's Test, ematest siis, mis räägibki sellest, et kuidas siis objektiivselt inimestega rääkides aru saada, et kas mingi asja nagu tegemine kas sellel on potentsiaali ja kas kliendid oleks päriselt selle eest nõus maksma. Ja ma arvan, et startupide puhul on skaleeritavus ka väga tähtis, et kui me räägimegi erinevusest näiteks enda juuksurisalongi vahel ja tehnoloogia startupi vahel, et see peabki nagu, ma arvan, aru saama ka sellest, et turg peaks olema suur, et see oleks skaleeritav idee. Ja võib-olla lõpetuseks siis on, et ükssarvik öeldakse, et on $1 ettevõte, et ma tahaks luua sellise uue sõna eesti keelde, et kakssarvik, et kui 2 ükssarvikut on ühes peres, et mis sa arvad, kas teeme kakssarviku koos ära? No lubadusi andma ei hakka, aga loota ju võib, et kas sul mingid nagu nõuandeid on veel, et tegelikult ma tahtsin selle idee kohta veel seda öelda, et ma arvan, meediast ja filmidest võib jääda mulje, et selline mingi heureka moment tuleb, kus laksust, kui mingi mõte lööb pähe ja see on väga hea. Et ma arvan, sinna ma tahakski seda lisada, et minul oli näiteks list ideid kirjutatud paberi peale ja siis mingil hetkel ma üritasin nagu objektiivselt otsuse teha, et mis see kõige parem neist on. Et ma arvan, sellest vanusest juba võiks olla mingi dokument või märkmik, kuhu siis neid ideid nagu kirja panna ja nagu vaikselt tegema hakata. Et ma arvan, see on üks asi ja viimaseks ongi nagu võib-olla, ma ei tea, viimased nõuanded sinult ka gümnaasiumi noortele, et mida nagu silmast pidada, kui õpilane planeerib tulevikus siis ettevõtjaks saada, et kas sul on selliseid mingid nõuanded, mida lugeda või mida teha? Ja, et võib-olla lõpetuseks ütleks seda, et on selline raamat Peter Thielil, 0 to 1. Ja põhimõtteliselt see raamat räägib, et parimad ärid on saladustel üles ehitatud ja saladustele mitte, et üks inimene maailmas teavad, aga millest ühiskond veel aru ei saa ja sina ettevõtjana saad aru. Nii et soovitan ka
siis nii-öelda tulevatel noortel ettevõtjatel mõelda, et kuhu maailm liigub. Millest me veel aru ei saa täna, enamus ühiskonda, et kuhu maailm liigub. Et näiteks Elon Musk sai aru, et maailm hakkab liikuma tegelikult sükestele taastuvatele energiatele. Ütleme, krüptomaailmas paljud inimesed saavad aru, et me ei saa niimoodi finantsi edasi teha, kus näiteks riigid prindivad kontrollimatult raha. Mis on need saladused, mida sina gümnaasiumiõpilane oled lugenud või aru saanud, mida enamus inimesed maailmas ei ole? Ja nendele saladustel saab ehitada kõige suuremad tuleviku ettevõtjad. Ja nõus täiesti ja kui nagu gümnaasiumi noored kuulavad seda ja mõtlevad, et millal siis võiks ettevõtte luua, et see on ka väga tavaline küsimus, et millal sa arvad on hea aeg, et ettevõtet teha, kas kohe peale keskkooli, kas näiteks ülikooli ajal, kas peale ülikooli või keskeas, et millal on hea aeg ja teiseks, sina õppisid finantsi, ma ei tea, kas see oli koos ettevõtlusega või mitte, aga kas sa tunned, et üldiselt ülikool aitab sind valmistuda ettevõtlusteekonnaks? Ülikoolil on kindlasti väga oluline roll sellel ja ma arvan, just ülikool on see aeg, kus tegelikult sa kohtud teiste nagu noortega, kes tulevad teistest riikidest, teistest backgroundidest, et seal on väga suur roll ja ma sellepärast soovitakski minna pigem võib-olla isegi Eestist välja korra ülikooli õppima, et saada just seda uut kogemust, uut kultuuri ja võib-olla tulla tagasi Eestisse näiteks, nagu mina tulin tagasi. Et eriti noortena te võite neid riske võtta ja vaadata tõesti, et maailm on palju suurem kui mida te näete võib-olla siin nagu gümnaasiumi aknast välja ja alati saab Eestisse tagasi tulla. Aga nüüd ma peaks selle enda poolt kokku tõmbama, et suur aitäh, Juhan, inspireerimast noori tulevasi ettevõtjaid. Loodetavasti saate midagi huvitavat sellest teada ja kindlasti hoian teile suurt pöialt, et tuleks järgmised ükssarvikud siis nendest kuulajatest täna. Jah, ma samuti loodan, et see oli kasulik ja soovin kõigile edu ettevõtluses.